Tammiku jalad olid vahel ja nüüd ennast salgavalt ikka tegutsetakse siin. Brasselli sai pea vahele. Ikka käib mäng Tammeka karistusalas. Brasselli pall ettepoole jõuabki. Brasselli viib pika palli ette Spineriale, kes Kapper leiab hästi Miiteri. Seal Madissoo ja seal nüüd mehi kukub loogu muidugi nii ühelt kui teiselt küljelt, aga tuleb madal pall kasti ka, aga Brasselli on kohal ja väga kindlalt aga aina ohtlikumaks, nagu öeldud, need Tammeka rünnakud seni siin läinud on ja kui nüüd Vaprus midagi initsiatiivi just enda kätte tagasi ei saa või veidi seda Tammeka ründe tuhida. On ka natukene liiga nõrk. No nii, nüüd promisvõitluses Braccelliga, kuidas õnnestub. Braccelli mängis praegu ohvrit Viljaudiga, Puhjanitse leiab, Puhjanitse proovib jätkata ka, aga ääre peal pakkumas on Ojamaa, üritab hoopis pikema palliga ette Tambetuud leida. Ja Tambetuu saab selle kenasti maha, Braccelliga nad seal jälle duelli pidamas on. Tuleb pall kasti ka, aga Brasselli on pea. Sander Puri oli see üks mees, kes sekkus platsi. Hästi hea alumise poolkaitsega tegu on, kui nüüd välja jätkab edasi Kauberile. Aga see esimene puude vedastada. Tarasenkovi pikem pall ettepoole jõuab kohale Promise Davidile ja Tammik on nüüd natuke hädas, aga taas jõuab Braccelli olukorda lappima ja Tammikuga kahe peale praegu palli kätte. 21-aastane alles vaid. Eelmisel hooajal tõusis esile Transis ja sel hooajal. Ja nüüd seal Nõmme pikk pall. Miiter versus Braccelli ja Tammike oma vahel seal Sest et Vaprus oli see võistkond, kes talvis Subbotin paneb ettepoole, aga sealt ei tule ka mingit jätku. Nüüd on Tammekal võimalik tõusta Brasselli Bacherile ja see mees oli ettepoole ka viidud. Pani keha ette ja jätkas omadele. Nüüd Poljakov Puhjanitsele. Kukub Kusin Sellili Brasselli vastu võit. Kalju taas karistusalas Promis võitleb, aga taas on Braccelli ikkagi piisavalt hästi ees. Ja nullib selle olukorra ära, kõva võit. Omakorda Vaprus, sööt Enrico Vensalule vasakusse äärde, aga jõudis Brasselli. Soovi skoori teha, siin tapetakse. Kiba. Erol üritab efektse kannasöödu kanda Tambetuule palli, saab sellega hakkama ka. Tambetuu Brassellit ette võtmas ja nüüd läheb Jerry Brasellile. Brasselli Tonimovole. Tonimovole praegu hästi selle Tammeka tempo maha lüüa. Tammeka ikkagi vahepeal siin tõstis seda kiirust päris korralikult. Nüüd Promis Braccelli vastu, aga taas on Braccelli väga hästi kohal ja Eugenov. Kui Ivanovile minevad pallid jäävad talle selja taha. Tamm proovib Brasselli vastu ära keerata, aga siis realiseerima, aga väljad senderdus. Brasselli jalg oli hea sööt vasakusse äärde, kus pallikultuurist kohale on jõudnud. Miili tsenderdus jõudis kohale. Väga kena läbisööt Daniel Lutsule ja taaskord Paide karistulasse jõudnud. Alam paneb läpud vahele, Robbie Saarma tuleb jätku olukorda, aga tsenderdust andmas penaltipunkti suunas, aga suuremad tornid karistusalas ka, aga 11 meetri karistuslõike osata realiseerida. Totaalselt hädas sellega. Mätas. Tammel läheb ees kehvasti, Brasselli võtab talt palli ära. No see oli muidugi väga ohtlik Brasselli poolt, ta on see hooaeg neid kaarte saanud päris palju, see oli ka potentsiaalne koht. Aga no, ja läheb veel päris uljalt, aga pall jääb. Aga see oli juba nii mitmes tõsiselt ohtlik olukord Paidele, et tartlastel on vaja kiiremas korras. Suunas, aga
sööd kohale ei jõua. Liil. Brasselli. Kohe kuival, kui Bascherit ei ole.